Nii. Teeme testing. Nende nagu kõrvaklappidega on parem või? No siis ma kuulen lihtsalt sind. Okay. Sest võib-olla me räägime terve hea saate ära ja siis pärast on mingi, ma ei tea, sul oli hääl üldse maas või midagi. Okay. Ja siis teinekord on kihvt ennast ka kuulata. Ja sellepärast ma ei tahtnud teid panna. No võt, aga teeme nii, et salvestame. Me alustame ja tere tulemast taas kuulama ja vaatama Häädemeeste Seltsimaja podcasti Hääd inimesed. Ja täna on mul jällegi külas üks väga hea inimene ja teate, ma pean seda ütlema alustuseks. Et siis, kui me seda podcasti alustasime või kui olengi sellele mõelnud ja siis, kui ma satun mingisse heasse vestlusesse, siis mind on mitu korda tabanud selline mõte, et oota, et seda ei saa praegu ära raisata, et seda vestlust peavad kõik kuulma. Ja sina oled ka üks inimene, kellega mul on lausa 2 korda nii olnud, et mul on need sellised hetked meeles. Nii et tere tulemast, Andre Muhu. Tere. Et jagame siis oma häid vestlusi ka teistega täna. Sul on meeles need hetked või? Mul on. Okay. Jaa, aga vaatame, kas need siis täna konkreetselt jutuks tulevad, et ma arvan, et sul on jagada nii mõndagi. Ma ei tea. Nii, aga proovime. Kui sa ütlesid, et tule siia, siis ma ütlesin, et ma ei tea, millest ma räägin. Noh, aga vaatame. Eks pooled ütlevad mulle niimoodi. Aga kui sa peaksid, siis kuidas sina kirjeldaksid enda lugu tänase päevani? Mul on siis Häädemeestelt pärit, on ju, sündinud tegelikult Tallinnas. Aga jah, olnud Häädemeestel kogu oma lapsepõlve. Siis 6 klassi käisin siin koolis, siis läksin Pärnusse Sütevakasse, siis läksin Tartusse õppima ja nüüd töötan Pärnus. Minu lugu. No meie lugu Andraga on mõnevõrra pikem, aga viimasel ajal siis me puutume kõige rohkem kokku ikkagi iga kolmapäev jõusaalis, et sa teed meile ringtreeningut ja mitmel korral oleme me pidanud nagu jälle tõdema ja imestama, et sa oled tegelikult nii noor alles, et sa oled ainult 25-aastane siis. Ja käid siis vanemaealistele trenne tegemas. Mul endal ei ole see tunne, et nagu nii noor oleks, et ma ei tea, ikka lähevad kiiresti need aastad. No minule sa oledki alati silma paistnud hästi sellise küpsusega, et enne kui me räägime siis minust. Oota. Lasse! See palun jätke sisse. Okei, et enne kui me jõuame siis jah minuni sinu podcastis, sinu episoodis, siis tegelikult sa ütlesid, et sa oled sündinud Tallinnas. Mu ema ei olnud nõus Pärnus sünnitama. Siis lihtsalt nagu sünnituseks sõitis Tallinnasse. Et nagu Tallinnaga ei ole muud rohkem miskit pistmist. Okei. Nojah, eks ma pean siis kutsuma su ema siia, et seda lugu, neid tagamaid edasi uurida. No Pärnus vist oli lihtsalt vana haigla sel ajal ja siis ta ei olnud nõus seal vanade kahelkivide vahel sünnitama. Väga hea, naine teab, mida ta tahab. Aga milline sinu lapsepõlv Häädemeestel oli? Väga tore, nagu ma arvan, et aitas palju kaasa see, et meil ei olnud neid nutitelefone veel, on ju. Et ikkagi sai maal olla, sai palju õues olla, hästi palju veetsin aega vanaema juures siis, kes ka meiega palju tegeles ja peamiselt siis Liisuga, ehk siis sugulase Lisetiga veetsimegi oma sükest vaba aega. Tegime igasuguseid asju, käisime hästi palju ülede metsas, seal on nii-öelda surnuaedade vahel, on ju. Ratastega sõitsime, rulluisutasime, mängisime igasuguseid mänge, mõtlesime ise mänge välja. Et selles mõttes, ma arvan, et see lapsepõlv oli nagu väga lahe. Et väga tore, et ei olnud nagu neid nutitelefone. Tihtipeale meil olid nagu nuppudega telefonid, aga ma ei tea, me isegi nagu ei võtnud neid tihtipeale kaasa, me unustasime kuidagi ära, et need isegi olemas on. Mäletan, minul oli nagu jalgrattal üks selline nagu kotike seal ees, et kuhu siis sai selle telefoni panna, siis tavaliselt oli see, et seda ei olnud isegi kuskile panna. Aga jah, me tavaliselt ei teadnud, ma ei tea, mis kell on. Vanaema tegi igaks lõunaks süüa, teeb siiamaani kusjuures meie kõikidele
nii-öelda peredele. Aga jah, me ei teadnud isegi, mis ajaks minna tagasi, ma ei tea, lõunaks, et siis me vahepeal lihtsalt läksime koju, küsisime, et okei, et kas söök on juba valmis ja siis kui ei olnud, siis läksime tagasi metsa, et jah, ma arvan, selles mõttes väga nagu lahe ja mitmekülgne oli see lapsepõlv. Seda on nii lahe kuulda ja see on see unistus, millest me kõik nüüd täna räägime ja taga igatseme ja siis oma lastele mõeldes ka, et oi, vaata, meil oli nii tore lapsepõlv. Aga lapsevanemana nüüd ma mõtlen ise, et lastel ka veel ei ole mingeid nutitelefone ja selliseid asju, aga ma mõtlen, et selline nagu turvatunne on vist kadunud või kuidas seda öelda, et kas laseks täna või et kui paljud vanemad lasevad oma lapsi niimoodi, et hommikul viskavad uksest välja, minge nüüd metsa ja siis lapsed ise tulevad, millal tahavad. Et kuidagi selline see, vanemate poolt on ka minu meelest see tunne kadunud. See julgus siis lastel laps olla. Ja et ei olegi mingit telefoni kaasas ja sa tegelikult ei tea, mida nad teevad ja eks me ikka kondasime ka mööda jõge ringi ja nagu me ei teinud nagu midagi ohtlikku selles mõttes, aga jah, põhimõtteliselt ongi see, et sa ei tea nagu tegelikult, kus nad on ja mida nad teevad nagu, aga ma ei tea, meid usaldati ja midagi ei juhtunud õnneks ka nagu väga. No ma enda poole pealt mõtlen samamoodi, et ka sai ikka lihtsalt konnatud on ju ja ikkagi ronitud sellistes kohtades, kui ma oma lapsi näeksin pealt, ma hüüaksin kohe, et davai alla on ju. Aga jah, tegelikult tulebki ju elu usaldada selles mõttes. Aga milliseid, sa ütled, et sa pahandusi väga palju ei teinud, aga mingeid selliseid toredaid lugusid meeldejäävaid, mis lapsepõlvest on, millega rõõmu ja jõudusega tagasi mõtled? Lugusid või? Ma ei tea, mul ei ole nagu mingit siukest konkreetset seika, ma ei tea, me ehitasime mingeid õnne ja siis 2 surnuaia vahel oli üks kuusk, jah, vist oli ikka kuusk, mis oli maha kukkunud, siis me nimetasime seda ahvileivapuuks, siis käisime seal nii-öelda turnimas ja ronimas igast asju tegemas, et ja suht palju saime treffis, käisime nii-öelda kas mingi rulaga, rulluiskudega, ükskõik millega nagu sõitmas. Aga eks me ikka olime nagu toas ka ja arvutis, aga me ei taeti sealt, me mängisime suht palju mingite barbidega ja siis tegime mingit tuppa, mingit takistusradasid ja siukseid asju, et jah, sealt taeti meid ikkagi nagu õue. Et see teema oli ikka nagu õhus ka, just nimelt ma ei ole nii vana onja, aga et minu ajal selles mõttes, et ka, et minge ikka õue, minge õue. Aga jah, ma ütlen, et me ikkagi õnneks olime, ma arvan, päris palju õues ja nagu ongi lahe sellele tagasi mõelda, et see tegelikult oli tore. No laste ja liikumise juurde me tuleme veel täna tagasi, ma usun, lähtuvalt teemast, aga sa käisid Häädemeeste koolis 6 klassi. Kuidas see kogemus oli? Ma ei tea, ei oska millegi muuga ju võrrelda. Aga ometi sa juba, kui tavaliselt siit Häädemeestelt minnakse ära peale 9. klassi, siis sina ikkagi läksid veidi varem, et mis selle põhjuseks siis oli? No see oli pigem võib-olla rohkem nagu vanemate otsus, et eks neil olid mingid omad põhjused ja võib-olla suurem eesmärk see, et saada nagu võimalikult hea haridus, et ma saaksin edaspidi minna õppima neid asju, mida ma tahan siis on ju. Et ma olen suht palju mõelnud ka selle peale, sest et hästi keeruline aeg, kus nagu vahetada seda keskkonda, et ma selles mõttes tagantjärele mõtlen, et see oli nagu hariduse mõttes kindlasti õige otsus, sest et see tõi mind nagu mingist nagu turvatsoonist välja ja pani rohkem pingutama ja võib-olla selline silmaring laienes rohkem ja kõik siuksed asjad, aga jah, ikkagi ma olin siis mingi 12 vist või, et üks siuke hästi nagu keeruline ja kehv vanus võib-olla, kus sellist suurt nagu elumuutust teha. Ehk siis jah, nii ma võtakski selle kokku. Mind kohati nagu paneb imestama see, et kui mõeldakse, et minnakse linna kooli, et saada paremat haridust, et see, ma usun, et see taju on nagu kõikidel piirkondadel ja
kas see on päriselt ka nii? Noh, sina läksid muidugi veel eliitkooli, siis võib öelda, on ju. Jah, Sütevakasse. Et kas see lõi sulle eluks paremad võimalused, kui sa oleksid saanud Häädemeestel? No ma arvan, et lõi, et selles mõttes ma arvan, väga palju oleneb nagu õpetajast endast, on ju, aga samas ka see koolikeskkond lihtsalt, et seal oli rohkem selliseid mingisuguseid üritusi, salongiõhtuid, kus käisid mingid inimesed rääkimas, niisama mingeid loenguid, et just võib-olla selle mitmekesise kultuuri mõttes nagu, et olla rohkem sees ja mingid Süte enda üritused, mis nagu liitsid neid inimesi, kes seal olid, aga samas tõid hästi palju niisugust värsket verd ja uusi mingeid mõtteid ja asju nagu. Ehk siis ma tundsin nagu ka seda vahet, et mida nagu halvasti mingist kohast rääkida, et aga jah, aga see võib-olla oligi sellepärast ka, et ma lihtsalt olingi täiesti uues keskkonnas, on ju, et vahet ei ole, kuhu kooli ma oleks mujale läinud, ikka oleks, ma arvan, arenenud. No näiteks, kui võtta konkreetselt Sütevaka, siis ma arvan, et see on ka selline kool, kuhu suvalt ei minda, et see ongi ikkagi mingi teatud eesmärgiga ja siis seal on nagu selline ühtne kõrgem motivatsioon ka mingeid asju teha, korraldada, kaasa teha. Et näiteks, kui siin ka me mingeid asju korraldame või ma ei tea, kuidas koolis muidugi on, aga see osalus või noorte kaasamine on nagu maru raske minu kogemuses. No seal on see, et seal nagu peavad kõik suht tegema, et seal on mingid üritused ja mis on nagu klasside vahelised, et siis kõik peavad lihtsalt osalema. Võib-olla ütlekski rohkem võib-olla see silmaring just, et see on see, mida nagu sai kuidagi rohkem, et see õppimine ja see nõudlikkus oleneb ju ikkagi õpetajast, et mida ta nagu nõuab ja kuidas ta suudab neid enda mingeid asju edasi anda, et kas mul on seda huvitav kuulata või mul ei ole huvitav kuulata. Et millised sinu huvid olid kooli ajal? No mingid, mingid spordihuvid, võrk oli meil siin nii-öelda pop ja moes, on ju, et võrgus käisin, siis ma ei tea, kui siin tehti oli jääväljaks, siis sai hokit mängida, ma ei tea, suusatada, kõike erinevat mingit liikumist. Mind on suhteliselt varakult pandud juba mäesuuskadele, ma olin 2-aastane 9-kuune, kui mu vanemad panid mu mäesuuskadele ja siis millalgi ma tundsin 6-aastaselt, et ma tahaks ikkagi lumelauda ka õppida, et see on ka väga lahe. Ja siis ma õppisin ise lumelaua ära. Et põhimõtteliselt ma arvan, me olime kuskil Soomes, oligi nii, et vanemad läksid ise sõitma ja jätsid mind sinna kuskile lastemäele ja siis vahepeal käisid kontrollimas, kas kõik on korras, aga ma seal ise nagu jukerdasin põhimõtteliselt. Ehk siis siuksed hobid. Siis ma isegi käisin muusikakoolis, seal ma õppisin igasuguseid erinevaid asju, mandoliini, kitarri, siis Olavi kõrrel olid seal igast veel huvitavaid pille. Ja siis ma õppisin veel trompetit, saksofoni, jah. Sa muusikakoolis käisid Häädemeestel või Pärnus? Jah, Häädemeestel. Häädemeestel. Kui vana sa siis olid? See oli siis ikkagi põhikooli ajal? See oli vist... mõtlen, et äkki kui ma 6. lõpetasin, äkki ma lõpetasin siis selle muusikakooli ka. Aga kusjuures muusikakoolis mul praegu tuli see lampi meelde, et tõstati edasi. Ma olin vist 2 klassi seal ära käinud ja ma tundsin nagu, et mul on nii igav, et ma ei tea, kuidagi need asjad on nii lihtsad ja siis me käisime rääkimas seal, nagu solfedžos just. Ja siis mind tõsteti 2. klassist 4. klassi, ehk siis mul jäi 3. klass lihtsalt vahele. Ma ei isegi tea, kuidas see nagu võimalik on või kas see nagu praegusel ajal nagu toimiks. Aga see hüppe oli ikkagi nagu suht suur ja siis ma ikka pidin väga palju juurde õppima, sest et seal tulid mingid asjad juurde ja aga ma sain nagu hakkama. Jah, siis põhimõtteliselt 4 klassi lõpetasin ja siis, kui ma läksin linna, siis ma enam nagu muusikakooliga ei jätkanud. Aga kuidas sa nii palju erinevaid pille jõudsid õppida, et kas see ei ole tavaliselt nii, et valitakse üks mingi eriala?
Ja tegelikult ma tahtsin minna kitarri õppima, aga siis oli seal see reegel, et sa ei saa minna kitarri õppima, et sa pead mandoliini õppima, siis ma ütlesin, et okei, et suva siis, võtan selle mandoliini, õppisin seda, aga noh, siis ma ikkagi jõudsin nagu selle kitarrini. Ja siis ma millalgi tundsin, et okei, ma tahaks veel midagi põnevat, huvitavat, siis ma mõtlesin, et ma tahaks saksofoni õppida, aga siis mulle öeldi jälle, et sa oled liiga väike, et see pill on liiga suur sinu jaoks, et ja nii palju neid nuppe on ju, et trompet, hea 3 nuppu, võta see, ja siis ma jälle mõtlesin, et okei, ma siis võtan selle. Aga nagu ma ikkagi pinnisin lõpuks selle saksofoni välja ja siis nagu mängisin saksofoni. Klarnet mulle üldse ei meeldinud, nagu seda ma teadsin, et ma ei taha mängida, ja siis jah, igastahes saksofoni õppisin ka natukene, aga no neid kõiki oligi hästi-hästi vähest aega, et me oleme midagi niimoodi nagu korralikult selgeks õppinud, ütleme nii. Aga jah, klaverit ma ei ole kunagi õppinud, kuigi mul nüüd kodus on klaver, et seda ma vahepeal ise mängin. Ja siis jah, võib-olla see kitarr on niimoodi jäänud, et ise väga enam ei mängi, aga mingitel, ma ei tea, kui sugulastel on mingid sünnipäevad või jõulude ajal või midagi sellist, et siis me ikka nagu teeme. Nüüd mul on väga palju sellist siseinfot siia jagada. Number 1 asi on see, et kuidas siis mina sinu ellu mängu tulen, on see, et minu teadvusesse sina tulid ikkagi pohvikus ja meil oli seal nurgas üks selline vana häälestera klaver, mida keegi endale ei tahtnud ja siis sa ükskord mängisid seal mingi loo, mis kõlas nagu imeliselt ja siis sa lihtsalt nagu muuseas, ma ise tegin selle. Okei, ma isegi ei mäleta seda ja ma ei mäleta seda ka, et seal oleks klaver olnud. Ja seal WC ukse taga oli. Okei, oli jaa. Okei. Nüüd mul tuleb isegi meelde, jaa. Ja ma klaveri peal ei oskagi väga mingeid tuntud lugusid või midagi mängida, ma mängingi mingit oma loomingut, mis mul pähe tuleb lihtsalt. Nagu me kõik. Koera polka ja oma loomingut. Need ei ole midagi erilist selles mõttes. No ei saa nõustuda. Ja teiseks siis see, et nagu sa ütlesid, et siis sugulaste pidudel nagu esinete siis nende sugulastega, nagu sa ütlesid, Lisett ja kes teil on seal pundis, on ju. Tavaliselt, kui inimesed sugulaste pidudel esinevad, siis on see, et kõik nagu rõõmsa näoga plaksutad ära ja et okei, lapsed, tublid olete. Aga siis, kui ma arvan, et see oli eelmine või üle-eelmine aasta, kui te esinesite seal muuseumi ööl, oli see esimene ainus kord, kui ma teid kuulsin, siis ma olin nagu, see ei ole mingi tavaline lugulaul, et te olete ikka päris head. Jah, aitäh. Ma arvan, et kindlasti saaks palju paremini. Aga jah, Liisu on ju õppinud muusikat selles mõttes, et aga jah, meil on siuke, ma arvan, musikaalne pere ja meeldib teha, et aga kui sul on juba selge, et nii mitmed erinevad instrumendid, sa oskad ka laulda, on ju, pead nooti kenasti. On selge, et on natukene võib-olla vale väljend selle kohta. Aga sul ei ole olnud huvi, et seda muusikalist poolt arendada või sellega nagu edasi minna? On ikka olnud huvi. Ma olen arvutis ka mussi teinud tegelikult. Ja mul isegi kuskil need salvestatud päris huvitav on vahepeal kuulata. Aga jah, sellest midagi nagu enamat väga välja ei tulnud, et need huvid lähevad ja tulevad selles mõttes, aga see huvi on ikka olnud ja kunagi ma ostsin mingisugused ka mingid mikrofonid ja mingid asjad, et salvestada seda mussi ja ja siis millalgi ma mõtlesin, et okei, et ma ei tegele enam sellega, ma müün kõik maha. Aga nüüd ma vahepeal olen mõelnud, et okei, et võiks ikkagi olemas olla, et vahepeal oleks tore nagu võtta uuesti välja need, aga jah, tõsisemalt ma arvan, et ei ole mõelnud teha. Et Eesti otsib superstaari ei ole sinu jaoks? Ei, kindlasti mitte. Ma pigem olen siuke taustalaulja seal rahulikult, et jah. No nagu ma ütlesin Jaagu episoodis, et pole me millestki rohkem rääkinud siin podcastis kui Meeletust rockist ja sel aastal te tulite taas lavale, et tegelikult siis noorena tegite ka bändi. Ja see oli ka üks hobi. Millalgi siis Aira Koop tegi selle projekti vist on ju, ma ei tea täpselt, kuidas see alguslugu oli, aga siis ka keegi ütles, et nii, et hakatakse mingit bändi tegema.
ma veel mäletan nagu, kuidas ma helistasin Liisule, et kuule, et mingi bändivärk on ju, et ma tahan kitra seal mängida, et tule laulma on ju. Ja jah, siis tuligi Liisu, mina, Meeli, Sepa Siim, nüüd vist alguses oligi 4 tükki ja siis Reti liitus ka. Siis me tegime ja seal mingi aeg 2 aastat, 3 aastat äkki või, natukene selle nii-öelda ma täpselt ei mäleta ajaliselt, sest ma mäletan, kui ma olin linnas koolis, siis Liisu läks ka linnakooli, siis me veel tegime edasi, vahepeal käisime nagu nädalavahetustel niimoodi tegemas. Jah, siis veel natukene esinesime ja siis natukene vahetusid seal need koosseisud asjad ja siis meeletut rocki on siin nüüd hiljem ka toimunud on ju, siis ikka vahepeal keegi on öelnud, et kuule, et millal teete ja siis tuleb välja, et mina olin siis, ma ei mäletagi, kas Kaido või kellega ma olin rääkinud jällegi mingil meeletul rockil, et ma ütlesin, et okei, Skratten võiks tagasi tulla ja siis me justkui tegime mingi kokkuleppe, et okei, et kui Skratten tuleb, siis me peame ka tulema ja Skratten tegi nagu enne oma, nii-öelda täitis oma selle kokkuleppe osa on ja mul oli see ka jälle täiesti meelest ära läinud. Aga jah, siis kuidagi, Robin võttis selle nüüd üles selles suhtes, et davai, teeme ja siis tegimegi. Mis siis Siim koos sinusest edasi saab? Ma ei tea, seal ikka vahepeal jagame mingeid mõtteid ja asju, et ma arvan, et võime teha nagu veel, et selles mõttes see oli nagu tore. Jah, peab lihtsalt aega leidma, et Meeli on ka välismaal on ju, et siis peab selleks ajaks siia sõitma, et eks see oli suhteliselt siuke pingeline aeg, et mingid päevad olidki niimoodi, et 4 päeva järjest ongi töö, ma ei tea, 8-4, siis tuled siia, öösel lähed tagasi uuesti tööle, nagu kõik asjad käisid kuidagi selle järgi, et see oli päris hull, sest me saimegi hästi vähe nagu proovi teha ja ausalt öeldes need proovid, ma ei tea, sa käisid ka ühe korra kuulamas või? Või te sattusite vist siia või? No mul tihtipeale pole pääs. See oli päris õudne nagu selles mõttes, ma ikka kartsin väga, et mis meil sellest asjast üldse välja tuleb. Et aga jah, ma arvan, kui me saame normaalselt teha proovi, harjutada, võtta, eesmärk oligi võtta nagu sellised lood, mida kõik teavad, saavad kaasa laulda, haarab kaasa publikut ja siis me lihtsalt ise peame olema lihtsalt ehtsad seal laval nii-öelda ja siis ma arvan, et tuleb kõik hästi välja. Aga jah, ma olin isegi nagu positiivselt üllatunud, et nagu musikaalse poole pealt selles mõttes me ei ole midagi erilist, aga selle nagu lahe oli seda publikut näha, et paljud meid nagu ootasid ja nii paljud nagu mingid suvalised inimesed tulid pärast ütlema, et te tegite jumala lahedat asja, et siis et jah, see oli täitsa tore. Ma näen, et sul on endale nagu hästi kõrged sellised ootused, et sa pidevalt ütled ka seda, et ega see ikka midagi suurt ei olnud, on ju. Aga ma pean ütlema, et mina nagu teie esinemist väga palju ei näinud. Ma nägin, et te kõik tundus, et te kõik nautisite väga seda laval olemist, et see oli hästi kihvt ja energia oli tõesti hea, aga mina kuulsin peale seda, meil ju käisid veel päris paljud noored seal kontsertil ja nende puhul, nemad ütlesid enamus, et teie bänd oli nende lemmik. Ja siis, anna andeks, aga ma veits nagu olin üllatunud, et vau, et meil olid ju sellised peaesinejad, et Siim koos sinus, jah, okei. Ma ei tea, me tegime mingeid selliseid laule võib-olla, mida nad said kaasa laulda ja ma ei tea. Ma ise mõtlen seda, et nende hästi populaarsete lauludega, mis kõigile meeldivad, on see selline päris ohtlik tee, et äkki sa rikud kellegi jaoks selle ära, on ju. Ja kindlasti rikkusimegi. Aga suva, ma ei tea, mul on endal suht kõrged ootused, aga ma ju tean nagu meie taset, et ma tean, milleks me oleme võimelised ja siis, kui see on selline nagu ütleme rahuldav, siis ma ütlen, et okei, me võime teha seda. Et ma ju tean ise ka, et sealt ei tule midagi mega erilist, sest et ma ei tea, ma tean enda mingeid võimeid ja ma ei tea, Meeli polnud üldse 10 aastat trumme katsunud põhimõtteliselt, et sealt ei saagi ju midagi väga imelist tulla, aga
kuule, see oli siuke pull lihtsalt. ma pean vahele segama, sellepärast et no mina nägin kõige rohkem Meilit, sellepärast et Meili käis ju siin proove tegemas ja mina sattusin tihtipeale samal ajal tööle ja ma ei tea, palju ta neid 10 aasta jooksul oli nüüd katsunud, aga igal juhul ta ikka tegi väga ässa töö, et noh, teda ma saan nagu selles suhtes, et kuna ma teda nägin kõige rohkem, et minu meelest võid ikka palju hellem enda vastu olla ja teie tegemiste vastu. Nii, musast oleme rääkinud. Sul oli veel üks päris huvitav hobi ja ma nägin juhtumisi, et sa sattusid lausa Pärnu Postimehesse sellega. Jaa, see oli tänu sulle, by the way. Nii? Sest et ma olin pohvikus ja siis Pärnu Postimees tuli pohvikus tegema tegelikult mingit lugu nagu ja siis sa olid nagu kuna ma just sattusin sinna kuidagi samal ajal, siis sa ütlesid lihtsalt neile, et kuulge, et aga tehke temast ka lugu. Ja siis nad põhimõtteliselt minu meelest suht kohe olidki mingi, et jaa, davai, lähme teeme pildid ära. No vot, see näitab siis seda, et kui palju ma sinust vanem olen, sest mul ei ole absoluutselt see meeles. Jaa. Aga räägi nüüd sellest hobist ka siis, kes ei ole juhuslikult lehte lugenud või kelle mälu on sama lühike kui minul. Ja see oli 10 aastat tagasi, kui see vist avaldati mingi 2016 äkki või. Igastahes ma siis restaureerisin jalgrattaid. Ma vist esimese tegin äkki, ma olingi mingi 14. No see algas nii, et tegelikult mu sugulane Remo tuli minu juurde, ütles, et kuule, et tal on mingi jalgratas. Kuskil kellelgi saadud, ma täpselt jälle seda lugu ei mäleta, on ju. Aga et see vajaks nagu kõpitsemist ja oleks vaja korda teha, et on nõus nagu maksma selle eest, on ju. Ja ma ei tea, siis ma olin lihtsalt, et davai, et teeme ära. Et jah, ma ei tea, kas seda saab hobiks nimetada, aga suht palju oma vabast ajast väiksena ma veetsin siis oma isa garaažis. Isa tegeleb siis nagu metallitöödega. Ja siis ma suht palju chillisin seal ringi ja aitasin tal teha mingeid asju. Et ma arvan, no nüüd ma ei ole nagu väga kaua aega seal midagi teinud, aga jah, ma ei tea, lõikasin, lihvisin, puurisin mingeid auke, et mingeid erinevaid metallitoid. Isegi võib-olla praegu oskaks enamusi seal masinaid võib-olla kasutada. Keevitan ma ei ole kunagi ja treipinki ma ei ole kunagi kasutanud. Aga jah, siis ma mingeid asju nagu ikka olin seal nokitsenud ja teinud ja siis ma ei tea, ta teadis kuidagi, et ma tegelen niisuguste asjadega ja siis tuli ja ütles, et tee. Okei, no ma mõtlesingi seda, et kõikidest inimesest, kelle poole sa oskad pöörduda, on ikka ju 14-aastane tüdruk, et tule tee mu ratas korda. Ja nagu kui ma nüüd sellele mõtlen, siis tundub nagu väga naljaks minu jaoks. Aga jah, nagu noh, isa oli mul ju nagu abis, on ju, kuigi ma palju tegin ikkagi ise, et see ratas oli vaja kõik lahti võtta, siis see läks liivapritsi, siis seal olid võib-olla mingid roostekahjustused või mingid muud defektid, mis oli vaja siis ära pahteldada, ära lihvida, kõik käsitsi teha, siis kruntida, värvida, need ma tegin ka nagu kõik ise asjad, et kui seal oli vaja võib-olla mingit raami keevitada näiteks või mingit eraldi mingi jupp treida, siis need tegi ja isa muidugi. Aga nagu ülejäänud osa ma ikkagi suhteliselt sain ise hakkama ja ma polnud ju jah varem nagu mingit ratast leiutanud nii-öelda, aga siis see oligi siuke hea proovikivi, siis ma mõtlesin, et okei, no et nagu ma saan ju sellega hakkama, et mul on ju isa abiks ja selles mõttes, et küll ma selle ära teen, et tundus siuke põnev projekt ja siis see läks sealt kuidagi edasi, et ma läksin naabri juurde, meil naaber oli kas Karl või Karla, ma ei mäleta täpselt, mis ta nimi oli, aga siuke täielik leiutaja, terve see hoov oli täis igast pahna ja mingid tuulikuid ja asju ja siis mul oli mingit juppi vaja Remo rattale ja siis ma läksin küsima temalt, et kuule, et kas sul on seda. Ta ütles, et et mul seda ei ole, aga et tal on terve ratas nagu siin kuuri all, et võta endale, tee korda ja siis ma tegin endale ka nagu jalgratta, siis mul ei olnudki tol ajal nagu ratast. Ja siis tegin endale ratta. Ja siis tegid minule ratta. Ja siis sina vist kuulsid sellest kuidagi, siis sina ütlesid, et okei, sul on ka mingi ratas on ju.
sinu rattaprojekt oli siis võib-olla kõige keerulisem, et seal oli hästi palju siukseid detaile, nikerdamist, mingid värvikombinatsioonid ja siis jah, me tahtsime võimalikult palju nagu säilitada. Ja siis Pärnu Postimehe artikli peale tuli ka üks täiesti suvakas kirjutas nagu ja siis temale tegin ka, ehk siis jah, 4 ratast tegin kokku. Neid nagu nii-öelda pakkumisi või nõudlust oli nagu veel tegelikult, et nagu mitte viimasel ajal, aga ikka siin mõned aastad tagasi ka vahepeal keegi on küsinud, et kuule, et kas sa veel ikka teed seda, et mul on siin ka üks ratas, mis oleks vaja korda teha. Aga jah, ma ei tea, siis see kuidagi jäi, hakkasin muid asju tegema. Nüüd ravin inimesi, mitte rattaid. Okei, jaa, mina oma ratast ka kiidan eriti seda värvikombinatsiooni ja ma tean, et sa olid veel väga detailne selles osas, et jällegi ma ei taha jätta nagu tähelepanu pööramata sellele, et see ei olnud mingi lihtne, et poleerin ja värvin, vaid ma tean, et sa tegid kõik need kodarid ükshaaval, painutasid sirgu uuesti, et nagu seal oli nagu velgadel, väljad olid sellised triibulised, originaalis oli mingi kollase ja pruunikaga, aga me tegime siis mingi sinise ja valge ja mingite selliste toonidega. Ja siis ja kuna need väljad olid nagu originaalis ka sellised triibulised ja värvitud, siis ma tahtsin ka seda säilitada, siis oligi vaja kõik kodarad ära võtta käsitsi, siis ilmselgelt ma panin neid mitu korda täiesti valesti kokku, siis tuli need vaja kõik uuesti nagu teha ja nagu kodarad võid tagasi panna, aga siis see nagu velg on ju lopergune, ehk siis sa pead selle kõik nagu nii-öelda tasakaalu ka veel panema. Et jah, mingeid siukseid asju tegin ja siis kleepsud lasime teha nii-öelda, et jah, need nii-öelda vanad seda disaini säilitada. Ja veel need rattad olid sinu omal, või tähendab rehvid olid teistsugused nagu talverehvid või siukse tugeva kärbiga nagu. Originaalis olid vist naelrehvid üldse. Aga siis me panime siukse tugevama kärbiga. See oli mingi, ma ei mäleta, milleks seda ratast muidu originaalis kasutati. Ma ei tea, aga minu meelest me ei jõudnudki nagu selle ajalooga kuigi kaugele, et kuskil 50-ndatel vist lõpetati see tootmine ära, mingi sellise info leidsime, aga muidu see ratta ajalugu meie käes siis oli see, et see oli minu vanaema ratas, millega tema jauras ringi mööda küla, kuni ta veel rattaga sõitis ja see siis temale toodi Soomest. Ja ma ei tea, mis sellega enne seda tehti. Ja mingit Soome juttu ma mäletan isegi ka. Ja, aga ma mõtlen veel naljaga, see on see, et kui see oli juba selleks ajaks mingi 70 aastat vana, sina vahetasid seal paar detaili ära. Ma tean, et need pedaalid. Ja aga need pedaalid, need mis nüüd uued olid ju täiesti pasad nagu selles mõttes, et need oli vaja vanade vastu välja vahetada või nagu tagasi vahetada. Siis ma mäletan, et ma vahetasin need ära ja siis ütlesid, et kuule, miks sa neid kohe ei jätnud? Siis mõtlesin, et nagu need on ju nii koledad ja mingi hoiavad viltu ja kuidagi nagu... Nende pedaalidega oli nii naljakas lugu. Ma siis viisin rattasõidule, ja mööda siis Rannametsa küla sõitsime seal sõbrannaga ja järsku hakkas meid koer taga ajama. Ja ma andsin niimoodi tuld nendele pedaalidele, et mul on see vaatepilt nagu meeles, kus see koer jookseb mu järel, suur koer, ja siis neid pedaale lendab mõlemale poole. Ja siis peale seda sa panidki need vanad tagasi ja need peavad väga hästi vastu. Et ma mõtlengi seda, et need vanad detailid kõik, ongi igavesed. Siis uus mingid jubinad nagu niivõrd vastupidavad ei ole. Ma mäletan kõige suurem probleem, üks suurimatest nende restaureerimiste puhul oligi see, et neid pedaale ei olnud nagu üldse normaalse kvaliteediga nagu saada. Et jah, ma käisin mingi Läti kuskilt Riia turult otsimas ja ma ei tea, igast erinevatest kohtadest nagu lihtsalt mingit sükest vana aja kraami nii-öelda, mida saaks kasutada, sest jah, need uued, mis olid järgi tehtud, need olid kõik nagu siuksed, mis kestsid mingi 1 kuu ainult. Või siis esimese koerani. Jah. Aga sul oli mingi huvitav projekt, see lõputööprojekt ka keskkoolis? Mingi selline ebatavaline, kas see olnud? Kas sa ei teinud midagi lumega seoses või? Sa mõtled, see oli tegelikult 8. klassis, mitte keskkoolis. Ja no see oli ka võib-olla see koht, kus siis äkki, kuigi ma ei tea, nad ei tea seda, et ma seda vist tegin. Ma mõtlesin, kus nad said aimu, et ma võiks mingid rattaid teha, aga meil oli loovtöö ja siis võis ka teha mingi praktilise asja.
ja siis ma tegin snowbike'i, mis siis tähendab põhimõtteliselt ratas, millel on nagu suusatall. Ja ma kunagi olin tegelikult alustanud või nagu isaga hakkasime seda tegema, sest et minu arust ta rääkis, kas tema kunagi tegi või siis YouTube'is olid igast mingid videod, mida ma vaatasin ja siis mulle tundus jälle jube lahe onju, et davai, teeme. Ja siis noh, nendel sellistel loovtööprojektidel ja muudel asjadel on hea see, et kui sa selle eesmärgi võtad, siis sa pead selle nagu täide viima, onju, et sa pead selle mingiks ajaks ära tegema. Ja siis jah, vana mingi rattaraami võtsime, siis mütsisime mingid amordisüsteemid, asjad, ehitasime mingi täitsa ise mingi süsteemi välja ja siis jah, põhimõtteliselt suusad alla. See on siiamaani alles, ma olen sellega isegi käinud Lätis mäel sõitmas nagu suusamäel, nagu tõstukiga lähed sellega üles ja siis olen siin Suhkrumäel sõitnud sellega. Mis näoga sind vaadatakse, kui sa seal Lätis selle rattaga ülespoole lähed ja siis... Ma ei tea, ei, kusjuures seal on, ma olen veel näinud neid, aga natuke teistsuguseid, rohkem oli siukseid, kus nagu püsti oldi vist peal, aga neid siukseid snowbike'e on nagu tehtud veel, mingi firma isegi müüb neid ja isegi Austrias nüüd, kui sa tänapäeval sõidad, siis näeb neid suht palju, aga nagu see ongi üks siuke kindla firma omad, mitte kuskil ise nagu püsti pandud. Et ma ei tea jah, mulle lihtsalt meeldis teha mingeid asju, luua midagi päriselt käega katsutavat ja siis näed kuidagi mingites videotes asjades, siis mõtlesin, et davai, ma tahan ka nagu kunagi tahtsin endal BMX-i ja siis ma ei tea isegi miks ja siis isa ütles, et okei, et ta ostab selle, aga et ma pean oskama siis ka mõnda trikki teha ja siis jällegi me olime ehitanud mingisuguse klassi alt, olin saanud ühe vana väikse ratta, nagu lasteratas, siis me olime ehitanud sinna nagu selle sadula kuidagi pikemaks, sai teine inimene taga istuda, jalad ka kuskil ääre peale panna ja nagu noh, ka siuke nagu trikiratas või ma ei tea, mingi ja siis igastahes ja ta ütles, et tema onu siis vist ja tema ise ka oskasid sõita niimoodi rattaga, et nad istusid nagu lenksude peal ja tagurpidi väntasid. Ja siis ma mäletan, ma suht pikalt harjutasin seda, sest see oli siis see trikk, mille ma pidin justkui ära õppima, et siis pärast seda, kui mul see selge, siis ma saan BMX-i. Ja ma harjutasin seda nagu päris pikalt ja õppisin selle ära. Ma arvan, ma siiamaani võib-olla oskaks isegi sõita niimoodi. Siis see peab nagu jah, vastupidi kallutama ennast, see hakkab nagu vastupidi nii-öelda liikuma, onju. Ja igastahes siis mul läks see BMX-i tuhin õnneks üle ja siis, aga jah, jälle üks oskus saavutatud, oskan rattaga tagurpidi sõita või noh, tagurpidi peal istudes sõita. Ja ma ei tea, ma tegelesin mingite huvitavate asjadega. Kas mingeid huvitavaid asju on veel, mida me peaksime teadma enne, kui me edasi liigume? Ma ei tea, minu jaoks mul ei tule neid niimoodi meelde, nagu vahepeal mul nagu jah, viskab midagi, et võib-olla siuke ebatavaline asi, mida tavaliselt noored tüdrukud ei tee. Aga minu jaoks oli nagu tavaline. Kuidas su eakaaslased sellesse suhtusid, et siis, kui nemad kuskil tüdrukute asju tegid, sina ma ei tea, jah. Lihvisid rattaid? Ma ei tea, kuidas nad suhtusid. Ma olen ka seda tulnud, et ma pigem vist Jaak äkki rääkis ka seda, et kuulasin seda podcasti, et kuidagi hilise arenguga, siis ma olen ka suht tundnud, et ma olen pigem hilise arenguga olnud. Mind pandi aasta varem kooli ka, siis ma olingi kõikidest noorem ka. Et siis kuidagi ma jõudsingi nagu hiljem nende muude asjadeni. Aga nüüd ma mõtlen nagu, et väärt kogemused ja kunagi ma tundsin nagu piinlikkust selle üle, et ma siukseid poiste asju nagu tegin tänapäeval või noh, nüüd ma võib-olla nagu mõtlen nagu naljaga selle peale või noh, mõtlengi, et nagu vägev, et ma oskan kõiki asju teha, et selles mõttes, kui on vaja midagi, et siis ma saan hakkama. Aga jah, niimoodi igapäevaselt enam ei tee. Aga jah, nüüd ma just renoveerisin nii-öelda oma korterit ja sinna ka ikkagi hästi palju asju ma tegin ise, et ma ei tea, vanaema on mind õmblema õpetanud, siis õmblesin ise sinna kardinad ja mingid nagu võimalikult palju üritasin mingeid vanu süsteeme asju ära kasutada, et tuleb elus kasuks lihtsalt. Muidugi. No see piinlikkuse tunne, mida sa kirjeldasid, et
see on ilmselt see, et lihtsalt sa tegid midagi, mis oli teistest erinev ja siis täna õnneks nagu seda ikkagi tähistatakse, et kui sa oled võimeline midagi nagu tegema, mis on eristuv ja mis on lahe. Et selliseid väärtusi hinnatakse nüüd. Jah, ei, praegu ma olen ise ka selle üle nagu õnnelik või rahul nagu, et ma tegin neid asju. Et jah. Nii, aga lõpetasid Süte ära ja sa läksid Tartusse õppima. Sinna vahele midagi ei jäänud, läksid otse ülikooli? Ma jah, kunagi ma tahtsin, ma ei tea, kõik räägivad seda, et ma rääkisin ülipalju, et ma tahan loomaarstiks saada. Ja noh, ma ise mäletan seda ka, et pikka aega oli see periood, aga siis see kuidagi läks inimeste peale üle. Ja siis, ma ei tea, mingi 11-12 klass ma juba teadsin suht kindlalt nagu, mida ma tahan teha. Ja siis ma läksin jah füsioteraapiat õppima Tartu tervishoiukõrgkooli. Ja siis algselt ma mõtlesin, et ma ei lähe nagu magistrisse edasi, sest ma olin pigem nagu halba kuulnud magistri kohta, aga siis ma lõpetasin selle baka ära ja siis ma tundsin, et okei, ma ei ole nagu üldse valmis. Et ma tahan kindlasti minna edasi õppima ja see oli nagu väga õige otsus. Ma olin nagu magistriga väga rahul. Ehk siis jah, ma õppisingi nagu 5 aastat jutti. Ja magister oli samuti füsioteraapias ja Tartu Ülikoolis siis? Ei, jah, magister oli jah Tartu Ülikoolis. Tol ajal ei olnud siis tervishoiukõrgkoolis magistrit, nüüd on seal ka. Sa ütled, et peale 3 aastat õppimist, kui sa peaksid saama sellise päris tugeva põhja juba alla, sa tundsid, et sa ei ole üldse valmis? Ja põhja sai selles mõttes anatoomia, füsioloogia, aga nagu sellist, meil oli see COVID-i aeg ka, meil jäid head praktikad jäid ära, siis me ei saanud vahepeal ka neid praktikakohti ise valida, et lõpuks ma tundsingi, et lõpupraktika me saime ise valida, siis see oli nagu see, mis ma tundsin, mis mind päriselt nagu aitas ja andis nagu hästi palju juurde. Aga jah, seda praktilist poolt nagu, et inimene tuleb minu juurde probleemiga, nii mida ma nüüd päriselt tegema hakkan, et selleks ma tundsin, et ma ei olnud valmis. Ja siis läksin edasi. Räägi palun igaks juhuks ka see ära, kes on füsioterapeut? Haigete treener siis võib-olla või et ma ei tea, kas seal on isegi, no kindlasti sellel on mingi normaalne definitsioon ka, aga aitab siis võib-olla peale vigastusi, peale mingeid operatsioone, terviseprobleeme naasta siis selle tavaelu juurde ja võib-olla ka edasi arendada seda poolt, et edaspidi oleks veel parem ja ennetada mingeid asju ka, et noh, sa võid tegelikult töötada hästi erinevates valdkondades, et nii beebidega, väikelastega, täiskasvanutega, sportlastega, eakate inimestega, igal pool nagu reaalselt, et hästi selline mitmekülgne ja lai nagu eriala tegelikult. Miks sa selle valisid? Et miks mitte siis arstiteaduskond juba? Ja no selles mõttes arsti teema jah, käis ka mul peast läbi, aga ma tundsin, et see on nagu liiga suur vastutus, et ma võib-olla ei tule sellega toime nagu, et pigem olen inimene, kes tahab hästi teha asju ja siis seal oleks võib-olla selline jube suur vastutus ja võib-olla kui ma mingi asjaga eksiksin, siis võib-olla ma nagu põeksin seda liiga tugevalt kuidagi üle. Ma ei tea, ja tundus, et nii pikk õppimine ka, kuigi lõppkokkuvõttes õpid ikka suht sama kaua nagu, et aga jah, mind rohkem võib-olla tõmbas ka see siuke spordipool ja see, et ma teen just rohkem mingeid liikuvaid asju nagu, et ma ei tahtnud minna õppima sellist eriala, et ma pärast nii-öelda töötaks võib-olla ainult arvuti taga. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, mis nii-öelda variandid mul on, et mis oleks natukene selline, see on nagu praktilisem töökoht, on ju. Et see oli ka võib-olla jah, see, miks ma selle füsio valisin. Kas see on su ootusi täitnud? Ja ma arvan küll, jah. Et see on ka siuke, et sul võib nagu fantaasia väga, väga lai olla, et saad sellega ükskõik mida tegelikult teha, et sealt edasi arendada asju.
siis millalgi ma tegin personaaltreeneri paberid, on ju, sest ma tundsingi, et ma võib-olla tahaks tervete inimestega ka rohkem töötada. Et ja samas nagu noh, nii-öelda siis haigete inimestega töötades need samad põhimõtted kehtivad ja ma tundsin vahepeal, et me ei saanud nagu koolist neid asju piisavalt, et siis ma tahtsin ka nagu edasi arendada ja õppida rohkem selle kohta, et siis tegin need paberid ka ära. Kas see magistriaeg siis 2 aastat andis selle vajaliku enesekindluse või siis selle vajaliku praktikabaasi, mis sa tundsid, et bakast puudu jäi? Pigem küll, jah. Et mulle nagu väga meeldisid sellised spordifüsioteraapia ained, mis meil olid magistris. Ja no bakas ka näiteks meil küsiti alguses kohe, et kui me tulime sinna õppima, et nii, et kus te end, ma ei tea, 5 aasta pärast ette kujutate või mis suunal nii-öelda siis füsioteraapias töötamas, siis ma ei teadnud, nagu meil on hästi palju neid, kes ütlesid, et nii, ma tahan ainult lastega töötada, ma tahan ainult spordis olla kindlalt, et umbes muu mind ei huvita. Ma ei teadnud selles mõttes nagu kindlat suunda, mul ei olnud siis veel seda, võib-olla nüüd on rohkem see spordisuund nagu, aga tol ajal ei olnud. Ma mõtlen, mingis mõttes see oli nagu hea, sest et siis ma õppisingi nagu päriselt kõike ja oli nagu kõigest huvitatud. Et see sporditeema võib-olla tekkis rohkem seal baka lõpus, magistris, et magistris jah, spordifüsioteraapia erinevad ained olid väga head, siis magistris meil oli võimalus siis pool aastat või nagu terve 1 semester oli siis praktika, saime ise valida, kuhu minna. Et selles mõttes saigi võtta nii-öelda siis Eesti tipud, ütleme, ja käia nende juures ära, on ju, et õppida kelleltki. Meil oli võimalus tegelikult, oleks olnud võimalus ka teha niimoodi, et sa lihtsalt töötad ja kannad seda üle, et sa ei pea justkui nagu praktikal käima. Aga ma nagu tundsin, et ma vajan seda, et ma saan veel kelleltki nagu õppida, et kui ma juba lähen tööle, siis mul on nagu suht keeruline võib-olla minna ütlema kellelegi, et kuule, ma tuleks vaataks, mis sa ka teed või noh, et juba seda aega leida, et siis ma kasutasin nagu maksimaalselt seda praktikat ära, et võimalikult palju nagu juurde õppida. Välismaale võib-olla oleks ka võinud minna. Enne kui Covid tuli, siis tegelikult me pidime minema kursakaga Barcelonasse 8 kuuks praktikale, aga ja siis tuli täpselt Covid ja siis ei saanud. Et magistris võib-olla oleks võinud ka nagu minna, aga see andis hästi palju, nagu üldse see, et ma käisin paljudes kohtades praktikal, andis hästi palju kontakte ja tutvusi ja noh, nagu Eesti füsiomaailm pigem ongi sellised kontaktide ja tutvuste põhjal käib, et pead nagu sees olema erinevates asjades, et siis saab ka, ma arvan, selliseid lahedaid tööpakkumisi. Ja sa oled neid saanud? Mis sa siis ära teinud oled siiani? Noh, võib-olla mingid sellised koondiste teemad, et mõnel sellisel võistlusel olen ka käinud, nagu olnud seal füsio, aga siis eelmine aasta ma käisin naiste kossukoondisega, käisime Inglismaal ja Rootsis. Nende füsio siis sai just ise vigastada ja neil oli ruttu uut füsio vaja. Ja siis jah, jällegi läbi tutvuste lihtsalt sain selle pakkumise, ma ei olnud kunagi ühegi koondise juures olnud ja selles mõttes ma ikkagi nagu kartsin seda, aga see oli nagu selline elupakkumine või noh, neid ei tule väga palju niimoodi ja nagu kohe nagu naiste A-koondis ka, siis ma teadsin, et see on nagu väga-väga suur vastutus, aga siis ma teadsin ka, et okei, et noh, ma nagu saan sellega hakkama, et vahet ei ole, et siis jah, käisin seal. Ja siis jalkaga ka olen seotud, et praegu ma olen nüüd naiste U15 ja U19 koondisega seotud. Nüüd 24. noh, ehk siis nädala või paari nädala pärast on ju, lähmegi San Marinosse nendega, NU19 koondisega. See on ju väga lahe. Aga kui sage see töö on, kas sa siis oled nendega nagu mingil aktiivsemal võistlusperioodil või sest sa ju igapäevaselt nendega ei tööta? Jah, et ongi siis tavaliselt mingisugused kas pikemad või noh, mitte väga pikad on ju, aga mingid nädalased umbes laagrid või siis mingid arenguturniirid. Et nüüd on ka äkki 10 päeva umbes kokku kogu see asi või natuke vähem ja siis 3 mängu on meil sellel ajal ja siis nagu trennid ka. Et jah, siuke teistsugune töö, hea vaheldus võib-olla sellele igapäevasele tööle.
igapäevaselt olen siis nii-öelda ühes erapraksises füsioterapeut ja seal mul käivad nagu täiesti tavainimesed saatekirjaga. Enne seda, kui sa sinna läksid, sa olid ju päris pikalt ka Pärnu jalgpalliklubiga seotud, et see oli su igapäevane töö. Jaa, Vapruses, jah. Ja nüüd sa siis töötad nii-öelda eraklientidega või sellise seinast seina ükskõik mis vanuses ja Eraklient on vähem, aga saatekirjaga kliendid nagu ikkagi Tervisekassa patsiendid, ehk siis kas perearst saadab, ortopeed saadab, kirurg saadab, mingi eriõde saadab, et kuidas sa seda kahte töö iselooma võrdled, et sa mõtled nüüd see nii-öelda mingi koondiste või siuke spordis olemine ja siis versus see igapäevatöö või? Kui ma nagu mõtlen ja kuulan seda, siis mulle tundub, et selline koondise töö on, või sporditöö, näiteks siis Pärnu jalgpalliklubiga, et selline pigem ikkagi ühesugused vigastused ja juhtumid, et samas kui nüüd käivad siis tõesti kõiksugu kliendid kõiksugude muredega. Jah, spordis nüüd, kui ma olin nagu selle spordiklubi juures, siis seal ongi suhteliselt samad mängijad kogu aeg, on ju. Igapäevaselt oled nendega kõikides trennides, kõikides kõikidel mängudel käid kaasas. Tavaliselt oli siis 5 trenni pluss 1 mäng, ehk siis pigem oli nagu 1 vabapäev nädalas. Aga selles mõttes need tööpäevad ei olnud nagu nii pikad, kui siis on nagu sellel tavatööl käies, on ju. Aga seal jah, selles mõttes samad mängijad, enam-vähem siuke 20-25 mängijat, suhteliselt samad kogu aeg. Jah, vigastused ka korduvad. Ja seal on ka suht palju sellist nagu muud tööd, et ma ei tea, paned mingid asjad valmis, võtad mängule kaasa, mängudel pead esmaabi andma, on ju, massaaži tegemine, et sellised erinevad asjad. Siis tavatöö või teistsugune töö nii-öelda erapraksises on siis pigem see, et inimene tuleb, räägib oma asjadest ja siis me hakkame neid asju lahendama. Ja mis sa arvad, kui teadlikud inimesed üldiselt on füsioteraapiast ja teie olemasolust nii-öelda? Ma arvan, nüüd on juba inimesed päris teadlikud, et võib-olla ei ole nagu käinud ise füsioterapeudi juures, aga inimesed ikkagi minu teada teavad, et siuke nii-öelda eriala on olemas. Et mida te veel seal lahti pusite? Et üks on selge, et murtakse luu ära ja pärast aidatakse taas jalule, on ju. Aga mingid sellised, mis võiks inimest üllatada, et mida te saate lahendada? No tavaliselt ikkagi, kui inimene pöördub, siis tal on kuskilt valus, on ju, et hästi erinevaid probleeme liigituvad siis võib-olla laias laastus 2 ossa, et võib-olla ongi sellised traumaatilised, on ju, mingid luumurrud, sidemete rebändid, lihasrebändid, midagi sellist, on ju. Teine osa on siis selline ülekoormuslik või ka vananemisega seotud muutused, mingite traumadega seotud muutused, mingid siuksed asjad nagu mis su küsimus oli? Et mingid huvitavaid juhtumeid või? No ma võin võib-olla oma tütre näitest tuua, me pole küll füsio juurde jõudnud nüüd, on ju, mul on endalgi meelest ära läinud, et eks inimene harjub kõigega, aga temal kogu aeg kõrv plõksub ja siis kuna kõrvaarst on juba kõik teinud, mis võimalik, siis nad ütlevadki, et et võib-olla on mingi muu asi, et mingi füsio juurde kõigepealt, et võib-olla kuidagi rühiprobleem või mingi sellise täiesti tavaliselt siis, kui ei oska enam kuskile saata, siis saadetakse kas füsiosse või psühholoogi juurde. Et ja vahepeal peab täiesti seinast seina probleemidega nagu tegelema. Jah, on igasugused veel nii-öelda myofunktsionaalne füsioteraapia, mis siis tegeleb mingisuguste näoteemadega, mingid neelamshäired, lõua mingid düsfunktsioonid, kõik siuksed asjad. Et hästi-hästi erinevad, ka mingid peavalud, migreenid, sellised teemad. Tavaliselt nendel on nagu inimesed eraldi natukene spetsialiseerunud.
aga kui inimene on nüüd eluaeg migreeniga kimpus olnud juba lapseeast saadik ja ongi harjunud, tal on oma mingid toimetulekumehhanismid sellega, aga nüüd avastab, et vau, sihuke tegelane on ka veel olemas nagu füsioterapeut, kas tal tasuks pöörduda, et äkki saab eluaegsest hädast lahti? jah, no kõik ju selles mõttes, kes sealt uksest sisse tulevad, ikkagi loodavad seda, et ma teen mingit suurt imet ja võtan selle valu nagu igaveseks ära, on ju, isegi inimesel, kui tal on, ma ei tea, 10 aastat, 20 aastat kuskilt valutanud, et see on võib-olla selle töö hästi suur selline ma ei teaks miinuspool või nagu minule raske, et ma tahaks ülipalju nagu inimesi aidata, aga tihtipeale nagu ei ole võimalik ja tihtipeale ma ei saa nagu mingit täielikku imet teha, on ju. Et lõpuks ikkagi mina annan need tööriistad ja inimene ise hakkab nendega tööle. Aga jah, võib-olla siis, kui on olnud mingid pikaajalisemad asjad, siis ma arvan, et pöörduda tasub ikka, et kas või konsulteerida ja proovida siis neid toimetulekumehhanisme, ma ei tea, kas juurde leida mingeid võimalusi või neid näiteks parendada, on ju. Et pöörduda võib ikka ja et nagu ma arvan, rohkem saab kasu, kui siis nagu, et ei saa kasu. Milliseid sinu tööga seotud müüte sa veel pead nii-öelda kummutama või inimestele reaalsuse kohale tooma? Üleüldse ka treeneri tööga seotud või liikumisega? No suht palju on seotud selle näiteks istuva tööga, on ju, et siis me üritame ka selgitada, et see istuv töö ei tapa, et mul on ka ikkagi suhteliselt istuv töö. Et pigem siis oleneb sellest, mis me siis seal töövälisel ajal näiteks teeme, on ju, et palju me liigume, et kas me saame tegelikult enda sellised liikumisnormid või parem sõna nagu soovitused, et kas me saame need nii-öelda kätte, on ju, või ütleme niisuguse liikumisvajaduse. Siis palju arvatakse, et on nii-öelda rühist tulenevad probleemid, et ei ole nagu leitud väga head seost sellise rühi ja valude vahel võib-olla, et ja siis räägitakse parimast istumisasendist, mida ei ole olemas, et parim istumisasend on su järgmine asend, et pigem nagu keha tahab liikuda, tahab erinevaid asendeid, et me ei suuda ei istuda, ei lamada ega võib-olla ka siis kõndida või liikuda nagu monotoonselt ühekülgselt väga pikalt, et pigem on see mitmekülgsus, mida nagu keha tahab. Ja no, hästi nagu sage probleem, millega pöördutakse, ongi see selline nagu liigesvalu või liigeskulumine, artroos, on ju, siis võib-olla arstidel ja perearstidel ka on hästi nagu vähe aega, et inimesele üldse nagu selgitada, mis see on, et paljud tulevad minu juurde ka ütlevad, et ai, mul on kõik kulunud, et ma ei tohi midagi umbes teha ja ei saa liikuda ja mingid sellised asjad, et siis see nii-öelda kulumise või see artroosi definitsioon nagu kulumisel on suhteliselt kehva, sest me mõtleme, et okei, kui midagi kulub, siis ma rohkem ei tohi seda kulutada, ehk siis ma ei tohi rohkem liigutada, on ju. Aga tegelikult me teame, et see artroos ehk siis liigeskulumine tekib pigem mingite selliste varasemate traumade nii-öelda tagajärjel. Ja selles mõttes see on pigem selline ainevahetuslik nii-öelda error, et võib-olla parem ongi öelda lihtsalt liigese tervise nagu halvenemine, aga sellest hoolimata me peame liikuma ikka nagu, sest et ülejäänud keha on ikka vaja hoida, on ju, pluss siis nii-öelda, kui me mõtleme siis võib-olla nendele vananemismuutustele ka, mis niikuinii toimuvad, on ju, et kaotame lihasmassi, kaotame jõudu, kõike seda, siis tegelikult see on see, mis seda liigest nagu toetab ja hoiab, ehk siis meil on vaja neid asju treenida. Et kui me midagi ei tee, siis pigem ta lähebki pigem nagu kehvemaks. No võib-olla füsioterapeut ongi siis see, kes annab need sellised võimalused erinevaid toimetulekumehhanisme. Et jah, tihtipeale me ei saa nagu seda valu nagu täiesti ära võtta, aga pigem üritame selliseid pikaajalisemaid soovitusi nagu anda, et inimestel oleks võimalikult hea elukvaliteet pikka aega. 3 aastat tagasi sa osalesid ka meie Terve Häädemeeste programmis ja sa andsid väga hea ja ülihuvitava loengu liikumisharjumustest vanemas eas. See oli ülipopulaarne, nagu huvitav või nagu väga tore.
ja ma mäletan seda, et see oli ju ka veebruaris ja oli jällegi päris külm ja selline ikkagi normaalne talv on ju, ja siis ma kirjutasin seal neid numbreid, et kes võiks kohale tulla ja siis sa ütlesid mulle peale 10, et vau, sa oled ikka väga optimistlik on ju, ja tegelikult me kirjutasime 2 lehekülge täis. Okei, jah. Siis ma mäletan ja ma ei teadnud ju palju tuleb on ju, ja siis lihtsalt kuidagi hakkas neid mammisid ja papisid nagu uksest ja akendest lihtsalt sisse tulema nagu, et aga tore nagu. Ma arvan, et see loeng väärib kindlasti kas kordamist ja või salvestamist. Et see oleks olemas. Sest tegelikult milleni ma tahtsingi jõuda on see, et liikumisharjumused igas eas on väga olulised. Et näiteks peale seda sama loengut või programmi ju algaski ka meie see ringtreening ja ma usun, et väga paljud inimesed, kaasa arvatud ma ise, avastasid, et jõusaal on absoluutselt kõigile sobilik, et seal ei pea ennast mingiks musklimäeks kasvatama, on ju, et ei käi ainult noored mehed seal, vaid ongi kõik inimesed igas eas. Jah, no see jõusaal on ju lihtsalt tegelikult keskkond, kus teha siis jõutreeningut, on ju, et lihaseid ja luid, liigeseid tugevdavat treeningut. Et noh, seda jõutreeningut peaksime me kõik tegema, et tänapäeval juba nagu aina rohkem räägitakse sellest ja hästi palju nagu tähtsustatakse seda ja see ongi väga nagu oluline, et meil nagu vanemas eas just see toimetulek oleks nagu võimalikult hea, et ma ei tea, vähem kukuksin, et kui ma kukun, kas mul siis luud on nii tugevad, et kas need siis nagu lähevad katki või ei lähe, on ju, kuidas mul pärast sealt nii-öelda luumurrusse taastumine on, et kõik see, et just see ennetamise pool nagu. Aga jah, jõusaal ise on ju lihtsalt nagu keskkond, et jõutreeningut võib ka teha kodus, õues, pargis, kus iganes. Jõusaal on lihtsalt selles mõttes hea, et seal on nagu nii palju vahendeid, nii palju võimalusi, et oma patsientidele ka, kellega me siis seda jõutreeningut teeme, siis millalgi ma ütlen ka, et on mõistlik võib-olla edasi liikuda sinna jõusaali, sest et kodus hakkab lihtsalt igav, et nagu ei saa öelda, et harjutused saavad otsa, aga lihtsalt võib-olla ei ole nagu enam väga mõistlik keharaskusega treenida, sest et me ei saa nagu, me saaks palju rohkem kasu, kui me teeksime võib-olla seal jõusaalis mingite lisaraskustega. Ehk siis see aja ja efektiivsuse suhe on öelda palju parem. Ja siis seal skaala teises otsas, et ka noored täiskasvanud, et võib-olla mõtlevad, et aega on ju, aga võib-olla on see üsnagi šokeeriv teadasaamine, jällegi omast kogemusest ütlen, et me oma sellise füüsilise tipppunkti saavutame kuskil 20. keskel juba ja sealt edasi kolinal allapoole. Ja naised on veel nagu eriti ju nii-öelda haavatavad, et menopausi ajal on see jälle siuke kolinal täiesti alla, on ju, et kui muidu see on suhteliselt siuke lauge, siis on menopausi ajal on niimoodi ja siis läheb jälle rahulikult edasi. Ja ma ütlengi vahepeal, et see kolinal allamäge, see oli nagu selline nali ja utreering lihtsalt, et võtame 20. keskel veel rahulikult, aga on ikkagi väga oluline teadlikult juba mõelda sellele oma heaolu säilitamisele. Ja no pigem, et nagu neid regulaarseid selliseid harrastusi välja kujundada, on ju, sest et väga keeruline on siis võib-olla 60-sele või 70-aastasele inimesele nii-öelda selgitada, et nüüd on vaja neid asju hakata tegema, et siis ongi hea, et me oleme juba nooremas eas nagu alustanud. Et jah. Sa mainisid ka liikumisnorme ja soovitusi ja ma märkasin, et sa tegidki oma magistritöö ka sel teemal, küll füsiode seas, aga et kui palju me peaksime siis liikuma, kui niimoodi väga laialt öelda? Ja, no WHO ehk siis Maailma Terviseorganisatsioon on andnud siis liikumissoovitused nii-öelda kõikidele täiskasvanutele ja sinna kuuluvad, ütleme see täiskasvanud on siis see 18–64 on ju, aga tegelikult vanemaealistele kehtivad täpselt samad soovitused ja kusjuures neil tuleb asju veel juurde, et sinna tulevad mingid tasakaalu, mingid harjutused ja asjad veel juurde, aga jõutreeningus sa saad ka tegelikult need kätte, võid ka lisaks eraldi teha, on ju. Aga jah, 18–64 aastastele täiskasvanutele on antud soovitused ja sinna hulka kuuluvad tegelikult nagu kõik inimesed, ehk siis ka puuetega inimesed, krooniliselt haiged, rasedad, äsja sünnitanud naised, peaksid siis liikuma vähemalt 150 minutit kuni 300 minutit, tegema sellist mõõduka intensiivsusega aeroobset tegevust nädalas.
või siis nii-öelda tugevama intensiivsusega siis nii-öelda võivad teha poole vähem, sest et nii-öelda mida tugevam see liikumise aktiivsus on või intensiivsus on, seda nii-öelda rohkem kasu sellest on võimalik saada. Ja mida rohkem teed, seda suurema tervisekasu saad ja siis tegelikult lisaks sellele on soovitatud veel vähemalt 2 päeval nädalas teha selliseid lihaseid ja luid tugevdavaid harjutusi ehk jõutreeningut. Ja see ongi siis nagu kõikidele täiskasvanutele soovitatav. Ja ei ole seal nagu juttu tegelikult sammudest üldse, on ju, et kui inimesed küsivad ka, no ma räägin seda täpselt sama juttu oma kõikidele patsientidele põhimõtteliselt, on ju, et meil on vaja jõuda nende tavaliste liikumisharrastusteni nii-öelda tagasi või siis üldse nende juurde jõuda, on ju. Et kui nüüd seda matemaatikat teha, siis tegelikult see 150 minutit on ju 30 minutit päevas umbes, on ju? Jah, seda võib ise jagada, et selles mõttes, kuidas tahad, et sa võid teha ühel päeval veits rohkem, on ju, võid jagada kõikide päevade peale või siis nii-öelda teedki nädalavahetusel, kui sa ei taha tööpäevadel teha, on ju, et seal ei ole nagu vahet tegelikult. No see 30 minutit tundub selline kägitegu, on ju, aga ma olen ise ennast ka nagu jälginud teadlikult mingi aeg ja tegelikult väga sageli jääb see saamata, sellepärast, et ongi sa oled nii oma selles töörutiinis, eriti kui on mingi istuv töö, väheliikuv töö, siis juba tulevad mingid kodused kohustused peale ja siis ongi juba uneaeg ja siis on see päev läbi. Et tegelikult seda nii-öelda mööda minnes ei ole niivõrd lihtne saavutada. Ja tegelikult inimeste liikumisaktiivsus on ju väiksem igas vanuserühmas. Ma tean, et laste osas on see drastiliselt madalam, kui soovitus on. Ja no ikka see ei ole väga, väga hea meil. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et paljud küsivad, et noh, et ma käin jalutamas või kuidagi, et noh, mina olen tavaliselt öelnud, et see on ikkagi nii-öelda nagu intensiivsem kui see lihtsalt jalutamine nagu, et okei, mingisugune tempokas kõnd võib-olla juba hakkab enam-vähem sinna minema, aga need kodutoimetused ka tegelikult nagu lähevad sinna alla, et kui need on sellised intensiivsed, et ma ei tea, lähen lund rookima või nii-öelda kaevan maad või teen midagi sellist, et siis need nagu tegelikult lähevad ka sinna alla, aga noh, need on siuksed asjad, mida me nagu teeme kord aastas. Jah, ei saa nagu väga regulaarselt teha ja ei saa võib-olla nagu reguleerida ka hästi, et ma ei saa reguleerida, kas mul sajab nagu meeter lund maha või 10 senti on ju, et rokkima peab ära ikka ja siis ongi hea, et meie keha on juba varasemalt valmis nii-öelda seda tegema, on ju. Jah. Aga mis on siis selline hea soovitus, kuidas oma sellist igapäevast liikumisharjumusi parandada, et kui ei saja üldse lund või kui ma on juba kaevatud? See on, noh, pigem tulekski nende soovituste järgi vaadata ja proovida nendeni jõuda, on ju, seal aeroobse liikumise soovitustes ei ole nagu ära öeldud, et mida sa siis tegema pead, on ju, et siin on tegelikult nagu kõige parem on võib-olla leida mingi tegevus, mis sulle meeldib, et jooksmine, rattasõit, ujumine, padel, sõudmine, et lauatennis, võrkpall, noh, sinna lähevad kõik need asjad sisse, ehk siis nagu katsuda leida lihtsalt mingi tegevus, mis endale meeldib, et mida mulle ka kunagi ei meeldinud üldse joosta, on ju, siis mängisingi, ma ei tea, võrku või jalgpalli või midagi sellist, et siis noh, sa teed seda tegevust nagu niimoodi, et sa ei saa arugi, on ju, et seal on sul mingi muu selline asi, mis võtab su tähelepanu ära justkui, et aga jah, kõige parem on võib-olla leida see nii-öelda liikumine, mis meeldib. Osadele sobib siis see, et näiteks, et enam ei lähe, ma ei tea, autoga tööle või lähme siis reipal sammul tööle, on ju, et neid variante on nagu hästi palju, pigem peabki leidma, mis endale sobib. No me teame seda, et lõppude lõpuks on see igaühe enda vastutus ja kes tahab, see kindlasti leiab neid võimalusi. Aga kas sina näiteks siin meie oma kogukonda ja keskkonda vaadates, kas sa näed, et midagi saaks nagu veel teha, et toetada inimese neid liikumisharjumusi? Sa mõtled Häädemeestel või? Jah. Ma ei tea, minu arust siin on üldse nagu väga hästi, sest et siin on nagu see võimalus, et sa, ma ei tea, tahad minna palli mängima või tahad, nagu sa saad minna saali, nagu linnas ei ole nagu seda võimalust, et ma ise käin nii-öelda võrkpallitrennis, selline harrastuspunt on meil, on ju, et me oleme mõelnud nagu, et tahaks võib-olla 2 korda juurde panna nädalas, sest meil on neid 1 korra, lihtsalt ei ole nagu seda aega või siis see läheb nagu nii kalliks, on ju, et ma arvan, nagu maakohtades selle liikumise poole pealt on nagu ülihea, et ma ei tea,
me ka kogu aeg käisime väiksena ikkagi saalis on ju, või tehtigi jääplats, sai nii-öelda uisutada, hokit mängida, ma ei tea, minu arust siin on nagu neid võimalusi palju ja ma olen vaadanud seda huviringide listi nagu, et see on ka mega suur, et ma arvan, et neid võimalusi nagu on. Nii et kuulajale siis teadmiseks, et vabandusi pole. Liikuda saavad ja peavad kõik, on ju, ja meil on selleks head võimalused loodud. Aga sinust. Sa ütlesid ka, et sa lähed nüüd San Marinosse, aga ma tean, et sa oled veel väga palju reisinud nii töö kui lõbu pärast ja üks nendest vestlustest, mis oli see, et me peame seda podcastis rääkima, oli tegelikult seotud sinu selle viimase surfireisiga. Jaa. Või ma ei tea, see vist ei olnud äkki viimane või oli nüüd viimane, igal juhul millalgi sa murdsid endale luud ära ise. Aga räägi veel oma reisidest, siis on ka hästi põnev alati kuulda nagu neid kogemusi väljastpoolt. Surfireisist siis või? No näiteks. Tõmbame sellega käima. Eelmine aasta siis me läksime sellisele surfireisile Marokosse. Polnud kunagi surfanud, nagu lainesurf siis. Ja siis ma sain oma esimese luumurru väga huvitavalt vees laua peal olles. Nii et selles mõttes mul põhimõtteliselt laine tuli, sain lauale püsti, aga mul oli lihtsalt keharaskus liiga ees ja siis mul läks laua nina nagu vee alla ja siis ma lihtsalt liuglesin seal rahulikult niimoodi vee alla ja siis järsku ma tundsin, et käis siin jalas nagu mingi nõks. Ja siis ma surfasin edasi, sest et ma mõtlesin, et nagu ma teadsin, et seal ei ole mitte midagi muud, mis saab katki minna, ma juba enda peas nagu teadsin, aga ma mõtlesin nagu äkki on mingi õhkõrn võimalus, et ma ikkagi lihtsalt natukene väänasin, on ju, aga see on nagu nii spetsiifilises kohas ja see oli siuke teistsugune valu, et ma tegelikult juba teadsin ise, et mul on ilmselt see luu katki, on ju. Aga ma surfasin ikkagi edasi mingi 10 minti, siis ma mõtlesin, et see läheb üle nagu. Pluss sa oled maksnud. Jah. Aga ja siis oligi nagu vees ei tunne väga midagi, aga siis kui sa saad nagu lauale püsti ja siis pead nagu seal sõitma, siis sul on ikkagi keharaskus seal peal ja siis ma tundsin, et okei, et ma ikkagi ei saa väga sõita edasi. Ja siis läksin kaldale, võtsin mul mingid siuksed sussid, võtsin nagu selle jalast ära, siis jah, juba oli nii-öelda munake üleval ja siis ma tegelikult juba ise teadsin, et mul on luumurd. Ja siis see juhtus veel täpselt nii ka, et meie kõik asjad olid nagu ühes ranna ääres ja me olime kõmpinud nagu täiesti teise ranna äärde, sest seal olid väidetavalt vist paremad lained või midagi. Ja siis ma pidin nagu, ma ikkagi nagu kõndisin tagasi, aga siis osad, meil oli hästi suur eestlaste punt, et siis kes seal mehed vedasid seljas või siis kahe vahel või kuidagi. Ja siis meil oli just lõuna, siis ma seal rahulikult mõtlesingi, et ma tean, et niikuinii läheb pildi tegemiseks, ilmselt niikuinii pannakse kipsi, ma teadsin juba kõik, mis hakkab toimuma, et siis ma mõtlesingi, et nii, et kõigepealt ma söön kõhu täis, on ju, siis seal läheb räigelt aega kindlasti, on ju. Siis ma läksin nii-öelda sinna hotelli, käisin veel pesus ära, sest et mul oli kõik mingi soolane ja veega koos, on ju, siis ma teadsin, et nagu pärast kipsiga on ülikehv pesta, siis ma käisin veel duši all ära, siis ma olin mingi, et okei, nüüd ma olen valmis, et pange kipsi. Ja siis läksime Maroko siis kohalikku haiglasse, see oli ka huvitav. Aga jah, see aitas väga, et ma ise teadsin sellest nii palju ja siis kõik imestasid, et ma olin nii rahulik seal, et nagu, sest ma juba teadsin nagu kõik, mis hakkab saama, mis ma seal enam nagu, et jah, aga ma käisin iga päev kaasas ikkagi nii-öelda rannas, lihtsalt võtsin päikest, nagu ma ei läinud koju, selles mõttes ja nautisin edasi seda reisi ja siis jah, seal Maroko, ma ütleks, meditsiin võib-olla on mingi 10+ aastat ikkagi Eesti omast nagu madalamal või nagu maas, et ma ütlesin nagu, et ma ei olnud nõus selle kipsiga, mis nad panidki mulle ümberringi, ehk siis seda ei ole võimalik üldse ära võtta ja siis nad ikka panid selle, siis neil ei olnud karke, siis ma otsisime seal linnas neid karke ja nagu nalja sai sellega, aga ja siis nad kirjutasid hästi palju mingeid ravimeid, siis ma ütlesin ka, et nagu mul ei ole vaja, ma ei võtnud ühtegi nagu valuvaigistit, aga ühe siis nii-öelda trombe ennetava süsti pidin tegema enne lennusõitu, aga õnneks meil oli üks silmaarst kaasas ja siis nagu ka surfamas ja siis hommikul lasin tal teha nagu selle süsti. Ja see oli siis see surfireis nii-öelda, siis tulin kipsiga tagasi ja siis hakkasin taastusravi tegema. Hästi huvitav oli nagu endal teha, et sa päriselt tunned neid asju
ja nüüd ma tihtipeale, kui ma nagu patsientide peale mõtlen nagu mida nendega teha, siis ma ka mõtlen, et okei, kui mul oleks asi, siis mida ma teeksin, on ju, et võimalikult palju asju saaks teha, sest ma käisin jõusaalis edasi, nagu ma treenisin seda jalga, sellepärast et ma teadsin nagu, kui palju lihasmassi ma kaotan kohe, kui mul nii-öelda see jalg ei tööta, on ju, kuigi ma ei astunud vist mingi esimesed paar päeva kipsile, aga ülejäänud aja ma tegelikult astusin kipsile, sest ma teadsin, et see on niisugune murd, et see kuskile ei lähe ja et ma pigem tahan võimalikult palju nagu jalga koormata, et neid nii-öelda jah, just seda lihasmassi kadu ja kõike seda nagu vähendada. Aga mul oli 2 nädalat kipsi ja siis 2 nädalat oli niisugune saabasortoos ja ma treenisin seda tagasi mingi 3 või 4 kuud, nagu ainult lihasmassi. Nagu nii kiiresti kaob ära ja nii palju aega läheb, et tagasi treenida. See aasta siis ma läksin samasse nagu surfireisile tagasi, on ju, siis ma tegin mingi Insta-postitusega, et mu see taastusravi lõpeb siis, kui ma uuesti surfan nii-öelda. See aasta läks palju paremini, aga hästi suured lained olid ja päris õudne oli. Et oligi, et sa saad surfata kas seal nagu vahu sees või siis nagu väga niisugustes kollides. Aga ma sain ühele niisugusele kollile nagu püsti ja see oli nagu väga võimas tunne ja see oli nagu lahe, et sa päriselt oled seal laine peal ja see laine on nagu su peast üle või kuidagi, see oli väga-väga lahe. Aga kui sa ikkagi selle lainega nagu pähe saad, siis see on väga õudne, et see lihtsalt nagu pesumasinas ja ütleme, et kopsumaht peab hea olema. Aga jah, see aasta ka nii-öelda läks meil natukene just ka jälle 3. päeval, eelmine aasta ka 3. päeval murdsin nii-öelda selle pöialuu ja siis see aasta meil nagu no mitte ei sõitnud kividesse, vaid siis lained peksid meid kividesse. See oli ka ikka väga õudne, et jah, peab nii-öelda tähelepanelikum olema. Et me lihtsalt mõtlesime, noh, seal on selline koht, kuhu need lained nagu viivad sind, on ju, see on niisugune kivine rannanurk nagu. Ja siis ma millalgi veel ütlesin, kursakaga käisime, et kuule, et lähme tagasi, siis ta mõtles, et ei, et nagu võtame siit selle viimase laine, sõidame nagu koju nii-öelda. Ja siis nad hakkasid ühe korraldajaga lainet võtma, kukkusid, mulle lihtsalt see laine kukkus pähe, sellepärast et ma olin nagu nii valesti positsioneerinud ennast. Ja siis jah, järsku tunnen, et nagu kõik kivid on siin ja see, noh, sa saad ainult nii palju hingata, et sul üks laine lõpeb ära, sa korra hingad ja järgmine juba tuled ja siis sa oled seal lihtsalt pesumasinas. Ja siis ma lihtsalt, no hoidsingi niimoodi nagu peast kinni, et mu peamine mõte oli see, et pea ei saaks pihta, et ma ei kaotaks teadvust nagu, et siis on nagu väga kehvasti. Kõlab suht kehvasti, kui see peaks juhtuma. Ja siis oli veel niimoodi, et mul oli see laud nagu liishiga jala küljes, selle nööriga, on ju, siis mul jäi see liish sinna, mul oli niimoodi, et ühe jala, vasaku jala küljes oli see, ja siis see oli nagu keerdunud teise jala külde, niimoodi, et ma olin nagu merineitsi, ma olin nagu 2 jalga koos. Siis ma üritasin seda ära saada, siis ma üritasin üldse nagu lauda minema visata, et noh, et see, kui jääb sinna kuskile kividesse, siis hakkab mind nagu hoidma. Ja siis ma olin seal niimoodi, et 2 laine vahel põhimõtteliselt olin seal kivides juba oled nagu põhimõtteliselt põlvine vees, nagu seal ei ole enam midagi hullu selles mõttes. Ja siis mingi teine surfar oli seal mingi nagu näitas, et mine ära, siis ma mõtlesin nagu enda peas, et jaa, et ma saan ise ka aru, et ma ei tohi siin olla, aga nagu sorry, mul ei ole midagi teha nagu. Et aga jah, see oli päris õudne. Kas sa 3. aastat lähed tagasi sinna samasse kohta? Surfama ma tahaks kindlasti minna. Me olimegi 2 aastat olime nagu samas selles hotellis, samas külakeses. Ma tahaks minna kuskile mujale, nagu et samal ajal avastada seda mingit kultuuri ja loodust ja muid asju ka, nagu et see Maroko külake tagasuut, kus me olime, on enam-vähem nagu Häädemeeste, et siuke kilomeetrine nagu ongi surfiküla. Et jah, tahaks kindlasti surfama minna uuesti, ülikeeruline, aga hästi lahe. Aga korraks Marokost, ma mõtlesin seda, et ma vist ei teagi kedagi teist, kes seal oleks käinud, et Minu just kõik on Marokos käinud, nagu järjest mingid inimesed tulevad, et käisin ka. No me ei liigu ühes samas seltskonnas, see on selge, aga mis seal Marokos lahedat on peale siis selle surfiranna ja surfikülakese? Ma tean Maroko toitu. Ma ei olnud ka nagu varem käinud. Jah, toidud on head, no seal on kõik nii odav. Meie võib-olla see, või noh, miks seal neid reise tehakse, ongi see, et seal on need maailma tasemel lained siis võib-olla on ju, kus saab nagu surfata hästi ja soe ja päike ja
aga no see nagu loodus on tõesti väga-väga ilus, aga seal on ikka seda nagu rämpsu väga palju, aga nad on vist korraldanud nüüd 2 eestlast siis korraldavad seda reisi sinna. Nad on vist äkki nüüd 4 või 5 aastat korraldanud, et siis nad on öelnud ka, et hästi palju on see paremaks läinud, nagu et enam ei ole nii palju prügi maas ja kõik siuksed asjad, aga no seda on ikka palju, et jah. aga päike, loodus ja meri. aga milliseid meeldejäävaid reise sul veel on olnud, kus sulle tõesti väga meeldis, kuhu sa ise tahad tagasi minna, teistele soovitad? No suhteliselt võib-olla iga-aastane on olnud see suusareis, et kui ma väiksem olin, siis me käisime iga aasta kas Soomes, Norras või Rootsis näiteks suusatamas on ju, noh, mäesuuska või siis lauda. Siis äkki mingi 2012. aastast me oleme suhteliselt iga aasta käinud näiteks Austrias nii-öelda siis suusatamas. Ma alati sõidan nagu lauda ja suuska, ma ei tea, ma ei suuda kuidagi otsustada nii-öelda kumba ma tahan, et mulle meeldivad mõlemad. Jah, mulle pigem meeldivadki sellised võib-olla aktiivsed reisid nii-öelda rohkem. Jah. Oled linnareise ka teinud? Vähe. Võiks rohkem, nagu nüüd ma mõtlen, et võib-olla millalgi teeks sellise pikema nädalavahetuse nii-öelda kuskil linnas. Aga rohkem on olnud jah, ei no on ikka olnud linnareise ka, aga rohkem selliseid võib-olla mingeid aktiivsemaid. Ja nüüd muidu noh, korra tulles tagasi selle koondiste juurde, ma ei olnud Prantsusmaal muidu varem käinud, aga siis me saime nii-öelda sellesama kursaka Anniga, kellega me käisime Marokos, saime osaleda ühel võidusõidul ka, see on ka võib-olla üks siuke lahe projekt. Nüüd septembris või jah, äkki oli vist septembris, igastahes 24 tunni superbike'i võidusõit siis põhimõtteliselt, ehk siis mootorratastega. Ja me saime siis, Anni Kutt on siis Eestis professionaalne sõitja, on ju, tema oli nagu ühes teises tiimis, meie saime ühte Jaapani tiimi nagu siis füsiodeks. Ja 24 tundi sa pead siis olema seal üleval ja tegelema nendega, et 3 sõitjat on, üks sõidab enam-vähem tund, umbes natuke vähem, et nii kaua, kuni paagis kütust on, ja siis tuleb tagasi, siis läheb teine, on ju, tema saab nii kaua umbes siuke 2 tunnikest puhata ja nii see käib siis nagu 24 tundi järjest. Aga meil oli see, et noh, see algas päeval kell 3 minu meelest, ehk siis noh, me olime juba kell 9 seal nii-öelda raja ääres, on ju, ehk siis juba +6 tundi, siis kui see läbi sai, siis ei ole nagu see, et lähme nüüd magama, on ju, vaid siis oli vaja kogu see garaaž nagu ära koristada ja see on põhimõtteliselt lihtsalt nagu tühjad seinad, sinna pannakse kõik need asjad nagu ülesse, et kogu see garaaž ehitatakse ülesse. Ja siis juhtus veel siuke asi, et seal hakkas nagu räigelt vihma sadama ja me ei saanud enam sealt nagu välja, sest et see koht, kus pidi nagu et sa saaksid välja sõita, sa pead siuksest väiksest orukesest nagu läbi sõitma, see oli täiesti vee all ja paar autot olid üritanud sealt sõita ja olid siis nii-öelda lõpetanud seal samas, need lihtsalt ulpisid seal vees, need autod. Ja siis kogu see garaaž oli lihtsalt mingi 10 senti vett oli seal, siis me lõpuks magasime kõik Anni Kuti, Hannese kaubikus nagu, ja no me olime siis olnud üleval mingi 6 tundi pluss 24 tundi pluss veel mingi 7-8 tundi, et jah, väga-väga lahe kogemus. Seal olid jah, meie olime ühes BMW tiimis siis nii-öelda väga-väga lahe kogemus, aga jah, täiesti siuke üles-alla Ameerika mäed nagu kogu need päevad. Aga jah, jällegi siuke teistsugune füsiotöö on ju, et meie siis tegimegi seal näiteks massaaži, siis panime mingid toidud valmis nagu, et kui nad tulid, aitasime selle kombe maha, võib-olla sellel on mingi spetsiifiline nimetus ka, ma ei tea, aga igastahes see riietus on ju, siis nad oli nagu full täiesti ligumärjad, kui nad tulid sealt. Panime kuivama, mingit massaaži, söögid, jah, erinevad mingid toidulisandid, vaatasime, et kogu aeg oleks jook olemas ja mingid elektrolüügid ja joogid, isotoonilised joogid, kõik siuksed asjad, et panime selle toitumisplaaniga nagu paika. Jah, ka väga lahe kogemus. Aga siis me sõitsime nii-öelda lennujaama sealt mööda seda
lõunarannikut, see oli väga ilus, et sinna võib-olla isegi tahaks, sinna me vaatasime, et okei, siia tahaks küll tagasi tulla, et siin on nii ilus, et meil oligi ainult see 2 tundi aega nagu, et järgmise lennu peale minna, siis ma läksingi Albaaniasse, sealt otse jalkakoondise juurde. Et jah. No vot, kui sa mulle siin 1,5 tundi tagasi ütlesid, et ma ei tea, millest ma räägin, siis tegelikult juttu jätkuks kauemaks ja kauemaks. Mida sa ise veel täna tahaksid lisada? Ei tea, mulge liikuvad. Liikuge, leidke mingi liikumisviis, mis teile meeldib. Et ei ole vaja nagu punnitada nii-öelda, et kui sul ei meeldi joosta, siis sa ei pea jooksma, et tee midagi muud. Aga ma arvan, et see on nagu mega oluline, et üle poolte Eestis diagnoositud haigustest peaks olema elustiilihaigused, eks meil on ülipalju võimalik neid ise nii-öelda siis ennetada, on ju. Ja noh, kas või neid artroosist tulenevaid puusa ja põlveliigase proteesimisi, on ju, üle poolte proteesimistest oleks võimalik ilmselt ära hoida, kui me oleks nii-öelda aktiivsemad. Ja uni ja toitumine ka mega olulised, selles mõttes see on siuke asi, mis on väga lappes meil. Ma ütleks, et kui minu juurde tulevad inimesed ja ta ütleb, et tal on mingi valu, noh näiteks oletamegi, et ma ei tea, tööl on mingi sundasend ja siis on nii-öelda tekib mingi valu ja sellised asjad, siis noh, ma alati nagu räägin sellest unest ja toitumisest ka, et noh, kui sa ei saagi, ma ei tea, iga öö magad 4 tundi ja sa sööd siis, kui sul kõht hakkab valutama või siis, kui meelde tuleb, siis nagu sorry, su keha ei toimigi väga hästi. Ehk siis nagu ma räägin alati sellest A-st ja O-st hästi palju, üritan neid nõustada. Ja noh, siis on nii-öelda inimese enda teha. No ma ütlen nagu suht otse neile välja ka, et mul ei muutu nagu palju sellest, et kas sa teed neid asju, mis ma räägin, või sa ei tee, on ju. Et mul tuleb järgmine uksest sisse, ma hakkan sama asja rääkima, et sa pead ise nagu sinna jõudma. Aga jah, toitumine, uni, sest see on nagu see, mis tekitab meil kehale võib-olla selle nagu koormustaluvuse, et palju ma siis päriselt nagu olen võimeline taluma ja mis energiaressursid mul on ju. Ja siis see kehaline liikumine, et ei oleks liiga vähe, et ei oleks liiga palju, et ja pigem sellist nagu mitmekesist liikumist, et ei oleks väga, väga ühekülgne. Ja ma arvan, et jah, leida see, mis meeldib, sest see on see, mida me siis oleme nõus nagu tegema ja milles me võib-olla pikaajaliselt nagu püsime ka. Ma arvan, et sa väärid täitsa oma podcasti, kus sa võiksid neid teemasid ma ei mõelnud teha nagu, et võiks teha võib-olla kunagi podcasti, kuhu ma kutsun teisi füsiosid rääkima, et rohkem jah, seda teemat viia tavakuulajateni. Aga seda on, või noh, nendest teemadest on räägitud, et 3 peaga biitsepsi podcasti ma soovitan kuulata. Räägivad siis üks füsioterapeut, kiropraktik ja treener. Ma olen need vist kõik osad läbi kuulanud, et väga väärt infot annavad. Ehk siis see soovitus ka siia võib-olla lõppu. Väga hea, ma tahtsingi tegelikult sinult küsida veel lõppu kultuurisoovitust, aga noh, nüüd me teame, et podcast Indus on ka osa meie uuest kultuurist. Aga midagi veel äkki, millega kuulaja saab täna teele minna? Mõtled kultuurisoovitust või? Jah. Ja kultuur kõige laiemas mõttes, et eks sa ise tead, mida sa viimati oled ägedat kogenud. Tahaks enda trenni kutsuda, aga sinna ei saa, on ju, sest et see on nii täis. Nüüd just veel ma sain aru, et on mingid inimesed, kes tahaks tulla meie trenni. No see juba on lihtsalt uhkustamine. Et see on muidugi ülitore, vaata. 3 aastat on kulunud selleks, et aeg-ajalt on seal rohkem inimesi, siis jälle on vähem, on ju, mõnikord on nii, et üldse ei saa kokku, aga nüüd on ikkagi väga stabiilselt olnud kogu aeg täis ja ootejärjekordadel ka, et ja inimesed ütlevad, et nagu meil on see grupp, on ju, kus ma panen, et kes siis kirjutan, et kes siis homme tuleb nii-öelda ja siis inimesed juba ootavad nagu, et nad saaks ruttu panna, et ja ma tean, et osadel on paanika lihtsalt ja ma ise ka, ma panen kohe selle pöidla ära, et we'll see. Jah, aga ma arvan, et kultuuri osas no lihtsalt leida neid, ütleme, vaimule ja kehale asju, mis meeldivad ja mis sellist heaolu hoiavad. Et meie elukvaliteet oleks pikalt võimalikult hea.
väga hea. Ja mina annan siis omalt poolt veel kultuurisoovituse. Nüüd, kui podcast läheb eetrisse, siis sel pühapäeval 22. veebruar on Häädemeeste seltsimajas kontsert Minu Eestimaa, kus esitatakse siis Urmas Alenderi laule kell 4, pilet on 15 eurot, tulge. Ja Andrel on ka siis seltsimaja poolt selline väike kingitus, pilet olemas. Aitäh. Kui saad, siis tule. Ja vaatame siis, kus me sinuga järgmine kord kohtume. Ma tean, et meie kohtume kolmapäeval trennis, aga võib-olla teeme midagi põnevamat veel. Tore. Kõik, nägemist. Nägemist.